Hei! Neile, kes mind ei tea, mina olen Janek. Kodulehe avalikeesinemine.net autor ja avaliku esinemise koolitaja. Nüüd on aeg sealmaal, et rääkida sellest, milline üks kõne ülesehitus võiks olla. Ehk siis ma räägin sulle täna sellest, mis on sissejuhatuse, mis on teemaarenduse ja mis on kokkuvõtte eesmärk. Kõigepealt, miks sul seda vaja teada on? Vaata, üks korralik esinemine on ikka üks protsess, eks ju, millel on mingisugune algus, keskosa ja lõpp. Mulle meeldib alati korralikku esinemist lennureisiga võrrelda, kus sissejuhatus on see, kus sa istud lennukisse, võtad mõnusa koha, seejärel tulevad tähelepanu äratajad, need stjuardessid, eks ju, kes seal sul tähelepanu endale tõmbavad, seejärel võtab kapten sõna ja ütleb, mis sind ees ootab. Sama ootab sind ju ka avaliku esinemise korral. Ehk siis ikka mõnus ja õhku tõusmine. Teemaarendus on siis see, kus sa meelelahutusprogrammi saatel üle ookeani lendad. Ja kokkuvõte on siis see, kus mõnusalt ja sujuvalt lennuk maa peale tuuakse. Sellisena meeldib mulle ühte korralikku esinemist ka näha. Nii et hästi liigendatud kõne või esitlus peaks just olema selline, kus üleminekud on mõnusad, sujuvad ja ei tekita kuulajates sellist hämmingut või paanikat. Kuulaja peab igal juhul aru saama, kus maal sa oma jutuga oled, kus maal sa oma tekstiga oled. Alustame siis sellest, mis on sissejuhatuse eesmärk. Sissejuhatuse eesmärk kahtlemata on luua positiivne suhe publikuga kohe algusest peale. Sissejuhatuse eesmärgiks on ka huvi äratamine. Kui sa oskad oma esinemisi teha niimoodi, et sa publikus huvi ei tekita, siis istuvad nad seal saalis ja mõtlevad, pagan, veel 2 tundi. Sellist esinemist sa ju teha ei taha. Seega mõtle oma sissejuhatus korralikult läbi, kuidas sa kuulajates huvi äratad, mismoodi sa neist tähelepanu äratad. Üks tähtis asi, mida sa sissejuhatuse juures pead kuulajatele edasi ütlema, on see, et millist kasu nad sinu esinemisest saavad. No aga kuidas seda siis sujuvalt teha? Sa ei saa ju robustselt öelda, kasu, mida te minust saate, on. Vaid sa saad seda kuidagi teisiti teha. Mina ikka alati soovitan öelda, mis on sinu eesmärk. Kui sa oskad oma eesmärki korralikult kirjeldada, siis on kuulajatel üsna selgelt aru saada, mida nad sinu esinemisest täna kasu saada võiksid. Need sissejuhatuse eesmärgiks. Lisaks tähelepanu ja huvi äratamisele on ka see, et tuua välja see kasu, mida kuulajad sinust saavad. Muidugi pead sa andma kõiksugu taustainformatsiooni sissejuhatuses edasi. Pead tutvustama üldiselt ka teemat, tõstatama nii-öelda selle probleemi, millest sa rääkima hakkad ja muidugi pead sa andma edasi ka päevakava või selle struktuuri, mismoodi see esinemine täna välja hakkab nägema. Kodune ülesanne sinul siinkohal on välja mõelda see, milline on sinu arvust kuulajate jaoks kõige tähtsam osa päevakavast. Kas, mis kell sa lõpetad, millal on pausid või millest ja kui kaua sa räägid. See on sulle koduseks ülesandeks. Niisiis, sissejuhatus tähendab sujuvat lennuki õhku tõstmist. Nüüd alustame lendule ookeani, ehk siis liigume teemaarenduse juurde. Kohe alguses ütlen ära, et teemaarenduse eesmärgiks ei ole pikalt laialt mitte millestki rääkida. Aeg-ajalt osasid esinejaid kuulates mul just selline mulje jääb. Nad teevad ära suurepärase sissejuhatuse ja siis läheb asi käest, hakkavad millegi üle väga pikalt laialt heietama. Need teemaarenduse eesmärgiks on eelkõige sinu seisukohtade esitamine, nende põhjendamine ja nende selgitamine. Selleks, et jutt paremini arusaadav oleks, soovitan ma sulle üks suur teema teha mitmeks selliseks alateemaks. Siit küll ka soovitus, et ära rohkem kui 3-4 alateemat ühte suurde teemasse pane, sest vastasel korral läheb see info hulk kole suureks ja siis on kuulajatel raske seedida, mis on oluline ja mis on vähem oluline. Nüüd, kui sa oma seisukohti selgitad, siis veel kord ma ütlen, sa pead igat asja põhjendama. Kui sa midagi väidad, siis sa pead seda ka põhjendama. Põhjenda oma väiteid heade, lihtsate ja selgete argumentidega. Need peavad olema lihtsad ja hästi arusaadavad. Sest et sõnade mulinasse on väga lihtne oma kuulajaid ära uputada.
Et mõtle oma argumendid korralikult läbi, kuidas sa igat erinevat asja lahti selgitada saad. Siin tuleb muidugi käiku ka kuulajate omapära, sest et mõned saavad asjast ühtemoodi aru, teised saavad teisiti aru, naised saavad ühtemoodi aru, mehed saavad teisiti aru, noored saavad ühtemoodi aru, vanemad saavad teisiti aru. Ja kui sinu publiku hulgas on erinevat rahvast, mehi, naisi, noori, vanu, siis sinu eesmärgiks on mõelda, kuidas ma oma näited saan välja tuua nii, et kõik sellest aru saavad. Need argumendid olgu lihtsad, selged, hästi edastatud ja mis peamine, sa pead kogu oma olemusega näitama, et sa usud, mida sa räägid. Sul võivad olla maailma kõige paremad argumendid kasutamiseks. Aga kui sa ise esitad neid ebakindlalt või närviliselt, siis kuulajad sind ei usu. Mõtle selle peale, millised petised on. Kui petised midagi räägivad, kas nad on sellised ebakindlad tüübid või on nad väga enesekindlad? Hetk mõtlemiseks ja sa saad ju isegi aru. Petised on väga enesekindlad. Nad räägivad selle musta valgeks, siniseks, punaseks, mis värvi sul vaja on. Oluline, nad teevad seda enesekindlalt. Et usu iseendasse, näita seda kogu oma olemusega välja ja sul on oma sõnumit oluliselt lihtsam edasi anda. Nii et meil oli sissejuhatus, ehk siis tõstsime lennuki õhku, teemaarendus, kus lendasime ookeani ja nüüd tuleks see lennuk ohutult maa peale tuua. Selle teema sissejuhatuseks pean sulle kohe ütlema mõningad peamised vead, mida paljud esinejad teevad siin juures. Nimelt tõstavad lennuki üle, sõidavad üle ookeani ja selle asemel, et see korralikult maha tuua, kolistavad nad sealt täievaardiga alla ja kõige levinum moodus selle tegemiseks on, see on kõik. Mõni oskab seda veel ebakindlamalt teha, öeldes, see on vist kõik. Jättes kuulajatele mulje, et ta vist ise ei ole ka päris kindel. On muidugi veel konkreetsemaid tüüpe, kes kokkuvõtteks ütlevad lihtsalt kõik. See ei ole kõige parem mõte. Kokkuvõtte eesmärgiks ei ole kuulajatele öelda, see on kõik. Kokkuvõtte eesmärgiks on lühidalt ja selgelt öelda kuulajatele edasi see, mida sa tahad, et neil sinu esinemisest meelde jääks. Sa oled võib-olla teemaarendust arendanud tund aega ja võib-olla rääkinud teemal, mis ei ole väga lihtne. Kui sa nüüd kokkuvõtte asemel ütled kõik, siis paljud ei pruugigi täpselt aru saada, mis on see kõige olulisem, mida sa välja tahtsid tuua. Nii et kokkuvõtte juures üldista kõige tähtsamaid seisukohti ja ütle kuulajatele väga selgelt, mida sa tahad, et neil sinu esinemisest meelde jääks. Ja kolmanda asjana ütle, mida sa tahad, et nad nüüd nende teadmistega peale hakkaksid või mida nad nüüd teeksid. Kokkuvõte on väga oluline kõne osa. Seetõttu soovitan sarnaselt sissejuhatusega ka see läbi harjutada. Minu seisukoht on alati olnud selline, et sinu sissejuhatus ja kokkuvõte peavad olema nii hästi tehtud, et kui sul teemaarenduseks väga palju aega ei ole, siis nende kahega, ehk siis sissejuhatuse ja kokkuvõttega, saad sa edasi anda selle, mis on kõige olulisem. Võimalikult lühidalt ja võimalikult lihtsalt. Üks asi veel, mida sa peaksid silmas pidama. Too erinevad kõneosad välja. Too nad välja kas sõrmedega näidates või öeldes sõnadega. No mida ma sellega mõtlen? Näiteks kui sa oled lubanud täna kuulajatel rääkida 3 asjast, siis toogi nad välja, näiteks umbes nii. Esimene asi, millest ma teile täna räägin. Teise asjana peatun sellisel teemal. Kolmandaks ja viimaseks räägime sellisest või sellisest asjast. Ja muidugi, kui sa ka kokkuvõtte juurde jõuad, siis ütle ka kokkuvõtteks või siis lõpetuseks. Kuulaja peab kogu aeg teadma, kus maal sa oma jutuga oled. Ja kui ta seda teab, siis on tal oluliselt lihtsam sinu sõnumit jälgida. Mis ma nüüd selle pika jutuga sulle lühidalt öelda tahan? On see. Sissejuhatus, selgita, millest sa rääkima hakkad. Teemaarendus, räägi see asi ära ja kokkuvõtte, selgita, millest sa just rääkisid. Nii lihtne see ongi. Kui sa seda hästi teha oskad, hästi silmas pidada oskad, siis ei ole mingit põhjust, miks sinu sõnum kuulajatele kohale ei peaks jõudma. Kõik see, millest ma sulle siin täna rääkisin, on olemas ka internetis minu kodulehel, mis asub aadressil www.avalikesinemine.net. Need materjalid on seal kogu aeg vabalt käes olemas, kasuta neid nii enne esinemist kui ka peale esinemist. Kui sa materjalidega kursis oled, siis oskad sa ennast ka paremini ette valmistada.
seniks aga nägemiseni.